imelised sõbrad teisel pool ekraani, minu nimi Kristel Raalaksmi-Titten, tulemas teile eetrisse San Diegost ja õnnitlen, olete jõudnud 26. päeva imelise holistilise külluse katsumusega. Ja loodan, et olete kasutanud siis võimalust imelisi harjutusi läbi teha, nautida siis imelisi lisasid, mida oled saanud ja saanud siis selles protsessis endaga paremini tuttavaks ja avastanud ja aktiveerinud oma elu ja oma väge hoopis teisel kujul. Ise ma kutsun ennast külluse antropoloogiks ja usun, et meis kõigis on olemas varjatud aarete laegas, kus on siis peidus meie talendid ja ma aitan inimestel need talendid välja tuua, aktiveerida ja läbi selle aktiveerida nende holistiline küllus, mispeale on palju lihtsam ka hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte välisteks unistusteks siis nende tingimustel. Ja see on olnud imeline seiklus ja tänaseks teemaks olen ma valinud väärtused ja väärtused on väga-väga olulised, kuna nad on tegelikult siis osa meie elu nii-öelda siis vundamendist. Ja kuna mul siin see eestikeelne nii-öelda siis slaid on kuskile jalutama läinud, siis ma kohe joonistan siis nii-öelda siit jooksu pealt teile siis uuesti selle 4V süsteemi. Ja kui jõuad siia, siis kindlasti anna märku, et oled siin olemas ja saame siis teemasse sukelduda. Ja kui sul on küsimusi antud siis teema suhtes, anna siis samamoodi teada, mis seis on. Ja see on väga lihtne süsteem, et kõige olulisem on siis avastada siis väärtused, mis on siis see vundament, millele ehitame siis oma nii-öelda elu vajadused, vaatenurkade ja siis maailmavaate ja varjudega. Ja see on siis põhimõtteliselt selline väike hea valem. Ja nüüd, kui võtta siis suuremas plaanis, et mis väärtused kui sellised nii-öelda siis üleüldisemas plaanis endast kujutavad, et see on siis moodus, kuidas me käitume või kuidas me valime siis elada oma parimat elu ja see on tavaliselt siis ühendatud või ühenduses ka siis eetikaga. Ja meil on siis tavaliselt nii-öelda siis kahe tasandi peal on siis alumise tasandi nii-öelda siis uskumused, väärtused sellega seoses ja need on siis nii-öelda need primaarsed ja selle peal on siis teise tasandi väärtused, mida on siis kergem nii-öelda siis muuta. Ja need on kõik ühenduses siis ka meie uskumustega, meie eelistustega ja samas siis ka otsustega, mis on siis õige või vale. Ja see on tegelikult nii-öelda väga lihtne nii-öelda siis setup, kuid nüüd, kui ma hakkasin ise siis oma reiside ajal ja jooksul siis jälgima, et kuidas ja mismoodi need väärtused siis välja tulevad või kujunevad või mis on seal oluline, mis on nii-öelda siis probleemiks, siis selgus antropoloogilise taustaga ka, et loomulikult esimesed aastad me imeme endasse kogu oma välise maailma siis väärtuseid, kõik, mis seal toimub põhimõtteliselt ilma mingite filtriteta. Öeldakse, et kuni 6. eluaastani toimub see protsess. Ja nüüd, kui sa tõmbad siis kas oma vanemate või oma siis keskkonna väärtused juba sellega endasse, siis sealt edasi tulevad siis õpetajad, kool on ja ühiskond ja nüüd järgmine level sealt on kollektiivteadvus. Ja kui ma räägin kollektiivteadvusest, siis kui sa küsid, mis asi see on, siis see on ühe piirkonna kultuuri või ühe riigi siis kollektiivsed nii-öelda siis uskumused või arvamused või siis ka käitumis nii-öelda siis mallid. Ma ei saanud sellest väga isegi alguses aru, kui ma sellega nagu lähemalt nii-öelda kokku puutuma hakkasin, aga üks kogemus, mis tuli Londonist kohe oli hästi huvitav, et Londoni sõbrad, tuttavad hakkasid mulle ütlema, et Kristel, sa oled nii ebaviisakas. Siis ma ütlesin, mis mõttes ebaviisakas? Ja siis ma hakkasin tähele panema, et tõesti eestlastena kui me oleme nii-öelda siis ikkagi põhiajasel võib-olla kuni 20. eluaastani elanud ja üles kasvanud Eestis, me oleme saanud ikkagi selle kollektiivteadvuse ülekande päris nii-öelda siis konkreetselt enda olemisse.
ja mis see teeb, kuna me oleme siis nii palju kordi sõdadega teiste riikide poolt üle võetud, siis meil on tekkinud paljuski sellised üleriigilised ja eestlaslikud siis käitumismallid, mis on sageli hästi siuksed konkreetsed otse, et näiteks ka üks asi, mida siis minu Inglismaa tuttavad nii-öelda siis soovitasid mulle, ütlesid, et no tegelikult ei oleks paha vahest nagu öelda palun või siin see on või aitäh või nii edasi. Ja siis ma hakkasin seda tähele panema, et ka teised eestlased, isegi kui nad olid olnud siis Eestist väljas juba siis 20 aastat, aga kui nad olid ikkagi Eestis sündinud, siis oli täpselt seesama nii-öelda siis kollektiivteadvuse muster ikkagi nende sees nagu programm. Ja kui mina sain Maikeliga kokku, siis Maikel hakkas mul täiesti treenima seda ja ma hakkasin ise ka tähele panema, et oi, et see on ikka päris äärmuslik. Ja see on tõesti, olles sellise teadliku kuningaga koos, et minust on tõesti kasvanud kuninganna ja tõesti ka viisakas kuninganna ja austav kuninganna. Et siin just paar päeva tagasi meil oli üks kogemus ühe inimesega, kellega meil oli mõte nii-öelda siis koostööd tegema hakata. Ja ma ei tea, mis tema teema tol päeval oli, aga põhimõtteliselt hakkas nagu ründama meid ja hästi ebameeldivalt nii-öelda siis suhtles, seal ei olnud mitte mingisugust austust, mitte midagi. Ja siin ongi inimese väärtus siis tol hetkel, võib-olla ta oli siis muudest asjadest ka mõjutatud, meie väärtustega väga kokku ei läinud ja siis me pidime maha istuma ja vaatama, et okei, kas ja mis siin on üldse võimalik teha, sest ikkagi see nii-öelda siis väljund oleks nii-öelda väga hea võimalik nii-öelda siis sellega edasi toimetada. Ja läksime tagasi ja siis see inimene oli ka natukene nagu maha rahunenud, et oli nagu ise ka võib-olla aru saanud, et ikkagi väga nii-öelda siis karmilt hakkas nii-öelda siis ründama meid. Ja tavaliselt ongi, kui inimesed satuvad konflikti, kui te võtate uuesti nii-öelda siis ette selle 4V-süsteemi, siis väga sageli esimene osa, kus te näete, asjad lähevad raksu, on väärtused. Ja siin võib olla vajadused ja kui varjud on, siis on täitsa juba keeruline seis ja vaatenurgad ja maailmavaade. Ja nüüd, kui ma hakkasin siis uurima sisemise pere siis väärtuseid, siis selgus, sisemine pere on tegelikult täiesti copy-paste teinud kõik minu sarnased siis väärtused ja ma hakkasin läbi käima siis oma väärtuste, nagu aiamaa on ju, et mis ei ole siis just selle mõttega, et mis on siis mulle peale pandud ühiskonna poolt, mis on siis kas vanemate või lapsepõlve poolt, mis on ka eelnevate generatsioonide poolt, mis ei toimi enam minu elu ülesannetega. Ja inimesed ei tea seda, aga teil on võimalus see välja rookida, ära välja võtta ja näiteks oma esivanematega toimetades ka, mina tegin täitsa ekstra sessiooni, kus ma andsin neile terve hunniku staffi tagasi, ütlesin, et aitäh, see on võib-olla 5 põlvkonda nii-öelda toiminud, aga enam ei toimi, sest need ajad on läbi ja nüüd on uued asjad ja minu eluülesandega need ei resoneeru, nii et aitäh teile, aga aitäh, on ju. Ja sellest hetkest hakkas kohe sisemine pere loomulikult rohkem maanduma endasse, rohkem julgem olema ja läbi selle siis ehitama ka uusi nii-öelda siis suhted, uusi väärtuseid, asju rohkem paika panema ja läbi selle siis looma ka holistilist küllust. Rääkides aura transformatsioonist, ma võib-olla jagasin ka siin oma laivides eelnevalt, et kui ma selle Eestisse tõin, ma ei saanud nii-öelda küsida ka selle seda väärtust, mis ta tegelikult väärt oli. Ja ma pidin alguses katsetama siis väiksema väärtusega ja siis mida rohkem ma siis selgeks sain tõesti, mis selle tegelik väärtus on. Ja tõesti, kui inimese terve elu, siis terve küllusratas läheb täiega tööle peale transformatsiooni, siis mis on selle väärtus, on ju, et mis numbri me sellele paneme, et sihuke hea küsimus on ju. Siis sealt läksid asjad rohkem muidugi sisemine pere sai toetada ja holistiline küllus kohe automaatselt tuli hoopis teisel kujul. Ja nüüd väärtused on samamoodi, sa võid võtta täiesti ka selle külluse ratta ette ja vaadata, mis on minu väärtused seksuaalsel tasandil, mis on minu väärtused suhte tasandil, mis on minu väärtused tervise tasandil, mis on minu väärtused eluülesandega ja küllusega seoses. Nüüd minnes tervise juurde tagasi, mäletate, ma rääkisin tervise videos siin sellest, kuidas ma valudega siis elutoas maas olin kõhuli.
ja oligi sellepärast, et minu väärtus tol hetkel ei olnud enda eest hoolitseda, et ma hoolitsesin teiste inimeste eest rohkem kui enda eest. Ja nüüd uues energias ongi vahe see, et sa ei saa vägistada, kui midagi on paigast ära, siis energia tõesti ta nagu niidab jalad maha sul, et mõtle nüüd elu üle järele, mis on siin vaja nii-öelda ümber teha. Ja esimene asi, mis ma tegin ümber, oligi ajakava ja oma treenimised, asjad, enda eest hoolitsemised, sellised asjad viisin kõik sisse. Nii et ma sain täielikult siis hakata voolama ja looma siis oma elu täiesti uuel tasandil. Ja loomulikult kohe, kui ma selle ära tegin, siis see väärtus mõjutas loomulikult ka sisemist perekonda ja sealt siis ka jällegi holistilist küllust. Ja nüüd rääkides suhete tasandil siis väärtustest, et see on täiesti omaette teema. Ja nüüd võtame siin näiteks siis ette kaks inimest, siis, kes tulevad eri maadelt kokku ja hakkavad siis suhet looma. Ja nüüd on meil terve siis kompott, kahe võib-olla veel mitme riigi nii-öelda siis erinevad kompotid koos väärtuste ja kogu siis see 4V süsteemiga. Ja mis ma olen tähele pannud ise ja ka teiste siis tuttavatega, kes on nii-öelda siis seguabieludes erinevate maade siis inimestega, ongi see, et kui sa võtad selle 4V süsteemi, kui need asjad mingil tasandil siis omavahel ei haaku, siis ülejäänud asju nagu põhimõtteliselt ei olegi võimalik, et ta nagu niimoodi mõjutab. Ja kui meie Maikeliga kokku saime, siis ma sain kohe aru, et meil on hästi sarnased põhiväärtused ja just isegi need primaarsed väärtused, seal ausus ja töötada siis nagu sügavalt ja tugevalt ja korralikult ja põhjalikult. Ja kui midagi alustada, siis ilusti korralikult lõpuni viia. Ja kõik siuksed erinevad asjad, ma vaatasin, et issand jumal, et nii sarnased väärtused ja ma ei olnud tõesti ennem nii sarnaste väärtustega nii-öelda siis meest oma elus kohanud. Ja siis mõtlesingi, et issand huvitav, et me oleme ju täiesti eri maailma otsades üles kasvanud, aga et väärtused on nii sarnased. Ja nüüd, kui väärtused on sarnased, siis on suhet luua väga lihtne. See ongi tõesti nagu kaks pusletükki lihtsalt lähevad otse nii-öelda kokku. Ja nüüd, kui on niimoodi, et siis näiteks inimese primaarsed väärtused on väga siis toilised ja väga kandilised ja neid ei muuda, siis üks asi, mida saab teha, on siis need sekundaarsed või siis teise tasandi siis väärtused, neid saab natukene siis muuta. Aga ikkagi see hakkab lohisema ja nüüd ka, kui inimene läheb siis suhtesse sellise inimesega, siis ta tegelikult hakkab selles suhtes endast ära lahutama kogu aeg, sest ta ei ole oma väärtusega siis ühenduses ja need sisemised väärtused teise partneriga siis on konfliktis kogu aeg. Ja nüüd üks asi ka veel, minnes armastuse teema juurde tagasi, et ma siin lisaks vaatasin mitmeid siis ka teed tooke sellel teemal ja üks oli siis, kuidas teie aju armub ära nii-öelda ühesõnaga siis keemilised reaktsioonid ja nii edasi. Ja seal siis akadeemik suhtles oma vanaemaga, kes ütles, et kuulge, teie noored, te lähete liiga ruttu voodisse. Ja mis tegelikult toetab minu enda kogemust, kui ma siis oma selle enesedeklaratsiooni tegin ja panin sinna kirja, et kohtun inimesega vähemalt, kui on täiesti uus inimene, 1 või 2, enne kui üldse mingit intiimset või seksuaalset asja nii-öelda ajama hakkame. Ja kui ta selle teise kuu lõpus on ikkagi veel orbiidil, siis see on inimene, kes tahab täielikult nii-öelda siis minuga kohtuda ja minust huvitatud, mitte ainult seksuaalsest osast või mis iganes siis muud asjad. Et ta näeb siis holistiliselt mind. See vanaema seal videos siis oli soovitanud ka, et mehed armuvad siis, kui mehed nii-öelda siis hakkavad pühenduma ja kuna siis meeste olemus on ju nii-öelda siis jahtida ja saada impulsse, siis ongi sageli üsna raske neid panna siis pühenduma vaid ühele inimesele. Ja tegelikult nüüd ma mainisin ka seda teises videos, et meie naiste sees on ka mehed, ju sisemine mees, kes samamoodi tahab tegelikult jahtida ja neid uusi impulsse. Et ka see arvamus, et ainult mehed seda nii-öelda siis tahavad või teevad,
minu arust uues energias ei pea paika, siis tegelikult peaks olema see õigus kõigil, nii meestel kui naistel. Aga nüüd on jällegi projektsioon, ühiskonna kollektiivteadvuse väärtused on peal, nii on see olnud sajandeid ja nii-öelda siis kopeeritakse seda järjest edasi. Nii et väga nii-öelda siis olulised teemad läbi mõtelda. Ja nüüd minnes siis eluülesande juurde tagasi ka, et seal samamoodi sa pead hästi selgelt oma nii-öelda siis väärtused ja piirid, asjad selgeks tegema. Et rääkides siis tagasi minnes selle tervise teema juurde, et kui mul need asjad paigas ei olnud, siis ma sain ka aru, et kui ma enda eest ei hoolitse, ma ei saa ju kellegi eest hoolitseda, sest tõesti, kui mu tervis nii paigast ära läheb. Ja ma pidin hakkama ennast kehtestama, siis igatepidi ajaliselt ja ka, kui inimesed proovisid saada siis nii-öelda tasuta konsultatsiooni kõnega või mis iganes muul moel, siis neile selgeks teha, et see on siin konsultatsiooni materjal, kui sa seda soovid, paneme aja kirja ja teeme ära. Ja see tegelikult võttis ka kohe nii-öelda siis orbiidilt ära kõik nii-öelda siis freeloadereid, sest neid mingil ajal võib tekkidagi palju. See on ka universumi moodus testida sinu enesekehtestust ja enesekehtestus on ka hästi tugevalt siis seotud sinu väärtustega ja mismoodi sa siis oma universumit lood. Ja nüüd mõteldes siis eluülesandest, et iga eluülesande osa, mille sa töösse paned, hakkab aitama sul luua lisaväärtust maailma ja erineval siis kujul ja moel. Ja kui mina mõtlen, et mismoodi mina siis lisaväärtust inimestele maailma loon, ongi see, et me oleme praegu väga suures transiit nii-öelda siis faasis meie eludes ja üldse terve planeet Maa. Väga paljud vanad struktuurid kukuvad kokku ja inimesed ei oska põhimõtteliselt koheselt nii-öelda siis, et kuidas ma nüüd siis uuesti alustan 50-aastaselt või 40-aastaselt oma elu täiesti nullist peale. Ja siis tulevadki sellised inimesed nagu mina mängu, auratransformatsioon, kõik sellised asjad, mis annab sellise hea tõuke, selgema suuna, kas ja kuidas siis toimetada oma eluga, mitte seda siis enam raisata ja mitte teha siis neid valesid asju. Ja põhimõtteliselt, mida ma selle holistilise külluse katsumusega siis olen ka tegelikult iga päev siin tegelikult süstinud teisse, ongi see, mida selgem on sinu nii-öelda siis konteiner, see, kuidas sina funktsioneerid, mis sulle sobib, mis ei sobi, kes sa oled, kes sa ei ole. Seda rohkem ja selgemalt saab toetada sind sinu sisemine perekond ja seda rohkem nad saavad hakata looma sulle ka siis holistilist küllust. Ja holistiline küllus ei ole ainult raha, et see on siis suhted, see võib olla seksuaalvahekord, see võib olla siis küllus armastuse, aja, tähelepanu moel ja loomulikult finantsiline küllus ka, aga see ei ole ainult raha, et inimesed, kui kuulevad sõna küllus, mõtlevad, see on ainult raha. Nii. Ja nüüd enne kui ma lähen siis ülesanneteni, vaatan, kes meil siin täna on olemas. Kaupo Sõrmus, Hiie Kärner, EHE Bauer, Maiu Mahlakas, Annela Rits, Keilast Marika Müülaid, Gredi Tunder, Aloha, väga tore. Ja tänaseks ülesandeks on siis väga lahe. Kõigepealt siis kaardista üleüldiselt, proovi vaadata siis oma elu peale 10 peamist siis väärtust, mis võivad olla seotud kas siis perekonnaga, ühiskonnaga, kollektiivteadusega, mis on need 10 peamist väärtust, mis sinu elus praegu nii-öelda on siis nii-öelda esikohal. Teiseks vaata nüüd üle, mis on 5 sinu põhiväärtust, mis ei ole sõltuv siis muust maailmast, aga mis on tõesti sinu enda valitud, teadlikult valitud. Ja nüüd paljud inimesed, kui te hakkate seda protsessi tegema, te võite avastada, et issand, ma ei teagi, mis minu põhiväärtused on. Ja kui sa ei tea seda, siis ongi sinu elu võib olla natuke sihuke pudrukapsad ja see aitab selle jällegi selgemaks teha, et okei. Ja viimane, mis väärtuseid sa saad hakata siis looma või juba lood oma siis eluülesandega seoses või eluülesannetega seoses ja kuidas sa siis neid väärtuseid jagad nii-öelda siis maailmaga. Et selline väga hea nii-öelda mõtisklus teile kõigile. Ja loodan, et laadisite alla eilse siis boonuskingituse 10 sammu siis UAE kuningriiki. Nautisite seda, see tõesti nagu tõmbab kokku väga palju siis erinevaid põnevaid teemasid. Ja homseks teemaks ma valisin 4 elementi,
seal materjalis oli sellest ka natukene juttu, aga kuna see uues energias läheb nii olulisele kohale, siis ma pean ikkagi sellega siin ette võtma ja kuidas see siis ka on ühenduses siis meie sisemise pere ja holistilise küllusega, et saate siis sealt aimu. Ja nüüd, kui siis see sisemise perega toimetamise teema on järjest põnevamaks muutunud ja sooviksid pardale astuda, siis mida varem sa minuga ühendust võtad ja alustame seda siis ettevalmistusprotsess võib ka vahest võtta mitmeid päevi, et siis anna teada järgnevad 4 kuud alates siis veebruarist, siis 20 maksimaalset inimest siis võtan sinna vastu ja 150 € kuu 4 kuud või siis 500 €, kui maksad kõik siis 4 kuud ette. Ja ma tõesti omast kogemustest ja oma klientide kogemusest väga-väga soovitan seda programmi, sest see aitab hästi nagu palju selgemaks saada, kes sa oled, kes sa ei ole, kuidas sa toimid, kuidas ei toimi ja kaasata oma ellu sinu imeline sisemine perekond ja tervendada, taaskäivitada sellisel kujul, et sa saad tõesti hakata elama rohkem oma unistust iseenda tingimustel. Ja ma sellest võib-olla nagu viimastel päevadel räägin ka rohkem, aga just siin mõningad näited teile tuua ongi siis mitmed inimesed, kes siis selle kursuse ajal on näiteks siis kas kolinud oma unistuste kohta või hakkavad ka siis näiteks harjutama seda, et talvel olla Eestist ära, minna siis troopikasse. Paljud on ka siis näiteks kliendi baas on neil täiesti siis, kui neil on oma firma olnud, on puhastunud ja on täiesti tekkinud uue tasandi siis kliendid. Siin on samamoodi, sa saad ka küsimused teha endale, et millised kliendid ma sooviks, et minu ellu tuleksid, mis on nende väärtused, sest seal on samamoodi, kui väärtused sobivad, siis see koostöö on väga lihtne, on ju. Ja samamoodi siis ka suhted paremaks läinud, kes on siis kas selgeks saanud, et vanad suhted või vana suhe ei toimi, seal muudatused teinud ja saanud selgust, kuidas edasi minna, kes on siis uue partneri või uued partnerid enda ellu tõmmanud ja külluse loomine siin just eelmine kuu meie siis sisemise pere koolitusel üks naine siis vaatas, et okei, et natuke lisa ekstra küllust oleks vaja ja saatis oma sisemise mehe välja toimetama ja võitis loteriiga 1250 €. Noh, et need on siis sellised väärtused ja meeskond, nii-öelda tiim teie sees, kes on täiesti ilma nii-öelda siis tööta, kõigutavad jalgu seal töötud, on ju. Ja kui need täiesti teadlikult töösse ei pane, siis nad ei saa teid nagu teadlikult teenida. Ja mina soovitan, kuigi siin selle kuu aja jooksul on teil tulnud ka palju juba nippe, siis mina soovitan ikkagi see programm läbi teha, sest sageli nende teemadega ka, eriti seal sisemine laps, sisemine naine, kui on palju haavu ja asju, on vaja välist siis ruumihoidjat ja nii-öelda siis teejuhti, kes oskaks selles maailmas siis orienteeruda ja nendel maastikel siis juhtida teid iseenda siis sügavustesse ja sealt turvaliselt siis ka välja tulla. Ja terve minu elu on olnud tegelikult selle ettevalmistus ja see on täiesti uskumatu, ma olen iga seansiga, mis toimub, ma olen täiesti blown away nagu issand jumal, mis jälle toimus, appi, mis ühendused, oh my god, ja see on täiesti nagu ma olen sihuke vaimne, energeetiline Sherlock Holmes nagu avastame inimeste sisemaailma, mis sealt nii-öelda siis välja tuleb ja kuidas on ja, et see on nii põnev ja ma tunnen ennast nii nagu eriliselt, kui inimesed usaldavad oma sellised sügavad sisemised teemad, siis meiega nii, et saame koos siis toimetada. Ja siis meeldetuletuseks ka veel siis Hawaii seikluskoolituse teemad, et võimalus on veel pardale hüpata siis 6 kuud maksta 300 € siis osalustasu, sinna lisanduvad veel lisakulud. Ja kui siis sooviksid minuga kohtuda sellel kevadel Eestis, plaan oleks tulla siis aprilli lõpust kuni juuni alguseni, et teha siis vantraid, auratransformatsioone, tasakaalustusi, konsultatsioone, võib-olla ka mõningaid põnevaid sündmuseid siis laivina ja kindlasti siis oleks tore, kui saaks kokku siis 15 inimest selle kevadretriidi jaoks, 5. kuni 7. siis
juuni Matsalus, kus on siis osa ka grupi vantral seal soojavee basseinis ja saame siis, sa saad nendele teemadele ka siis kaasa rääkida. Ja kui sa registreerid nüüd ennast ja maksad kogu nii-öelda siis kevadretriidi summa enne 31. jaanuarit, siis on see 275 €. Kui sa soovid saada ka firmale arvet, anna teada, saame selle ära teha. Ja kui maksad hiljem, siis on 300 ja siis mida lähemale läheb, siis hind tõuseb. Nii et nagu ikka, et kes ees, see alati võidab. Nii et suur tänu kõigile, kui sul on kommentaare, midagi, küsimusi, ära siis ole arg, anna kindlasti teada ja head toimetamist kõigile, vaata, jaga, toimeta ja saa järgijaks siis minu erinevatel kanalitel. Suur aitäh, imelist pühapäeva ja kohtumiseni juba homme. Mahalo!